Tervist, mina olen Peep, internetmarketing.ee ja asun kohe asja juurde. Eelmine kord kirjutasin otsimootoritele optimeerimisest ja mis see on ja kuidas see toimib. Ja seekord jätkaks teemat ja läheks süvitsi ja seekord visuaalselt. Nii, põhimõtteliselt eelmine kord sai selgeks räägitud, et inimesed otsivad internetist eelkõige infot. Näiteks, kes soovib koerte tervise kohta informatsiooni, ütleme näiteks, et otsib seda inglise keeles, kirjutab sisse dog health, tulevad erinevad lehed välja. Ja uuringud on näitanud, et 90% inimestest valib mingisuguse lehekülje otsingu tulemuste esimeselt leheküljelt. Inimesed on laisad, nad ei viitsi aega palju kulutada, vaatavad, ahaa, kui siin on esimeste seas, järelikult peab hea sait olema. Lähevad peale ja tihtipeale leiavadki, et päris hea sait. Ja teised jäävad sellest trafficust ilma. Asja mõte on siis see, et kui sina pakud mingisugust teenust, näiteks raamatuid koerte tervise kohta, tooteid, tervisetooteid mingisuguseid, ja need inimesed, kes otsivad sinu toodet, mida just sina pakud, näiteks on koera tervis, satuvad sinu veebilehele, nad on täpselt sinu klient, keda sina tahad, neil on juba olemas vajadus, nad iseseisvalt läksid Google'isse otsima, sina ei pidanud neile kuskilt teatama, et sa oled olemas. Ja nad tulevad sinu leheküljele, nad leidsid sind Google'i esimeselt lehelt ja see paneb neid kohe sind usaldama, kui sinu disain näeb enam-vähem normaalne välja nagu ka, et need siin midagi otseselt näkku ei karju, ma juba vaatangi, mis see Winstoni joint system siis on siin. Ja kui aga oled ka samal turul, pakud koerte tervisetooteid ja sinu veebileht on teisel leheküljel, ja saad ka, nagu ma ütlesin, kuskil 10% inimestest tulevad ka teisele leheküljele vaatama, mis nad siit leiavad, seda eriti, kui esimesel leheküljel päris häid lehti ei ole. Mõned üksikud jõuavad ka kolmandale leheküljele, kui sa oled 4. leheküljel, 44., 554, mingit vahet ei ole, keegi sind otsingumootorist üles ei leia. Põhimõtteliselt, kui sa oled huvitatud klientide saamisest interneti kaudu, sa pead olema leitav Google'i esileheküljelt. Ma arvan, et rohkem pole vaja siia sõnu kulutada. Aga et saavutada siis esilehekülg Google'is, sattuda esimese 10 tulemuse sekka, on vaja kõigepealt teada, et kuidas see süsteem siis töötab. Google järjestab tulemusi relevantsuse järgi, mis siis tähendab, et need, mis kõige enam vastavad mingisugusele otsisõnale, need ta paneb esimeseks. Näiteks võtame mingisuguse konkurentsitiheda ala nagu kinnisvara ja Bulgaaria on kuum koht. Otsime Bulgaaria kinnisvara. Ja mis me siis siin leiame? Erinevad saidid, kõik räägivad just kinnisvarast. Need on siin reklaamid, need on makstud, nendest me ei räägi. Me räägime orgaanilistest otsingu tulemused ehk need, mis on siin. Esikohal on see leht, aga miks ta siin on? Vaatame järgi. Kuidas saab Google aru? Google'i süsteem, algoritm, see on ju masin. Järelikult seal on mingi süsteem, mille järgi ta need järjestab. Siin mingisugust petmist ei ole, keegi siia maksta, osta endale kohta ei saa. Esimene asi, mis me peame vaatama kohe, et nende domeeni nimi näiteks. Võtmesõna on nende domeeni nimes sees, erinevad mehed räägivad erinevaid asju, aga üldine arusaam on, et võtmesõna olemine domeeni nime sees võib sinu tulemusi tõsta, sinu rankingut tõsta kuni 25%. Teine väga oluline aspekt on sinu lehekülje pealkiri. Bulgarian real estate ja nii edasi. Kui sinu pealkirjas on see võtmesõna, millal sa tahad oma lehte optimeerida, see ütleb esimese asjana Google'i ära, millest on jutt, millest see leht on. Kui näiteks see viimane leht siin paneks oma title tagiks siia Bulgarian real estate asemele seesama, mis on domeeni nimi, kuidas iganes sa seda hääldad, nad ei oleks siin. Väga oluline, et sul pealkirjas see esineks. Kui me vaatame veel mingisuguseid kinnisvara teemalisi. Kinnisvara on just hea näide, sest kinnisvarafirmad ju investeerivad väga palju internetireklaamisesse. Kui sul õnnestub midagi maha müüa, siis see raha ühe kliendi pealt on väga, väga hea summa. Näiteks Panama real estate, Panamas kinnisvara
buumib täiega, ma ise elasin seal umbes aastakese. ja vaatame, esimese 10 tulemuse seas see oli mitte ühtegi veebisaiti, mille pealkirjas ei oleks Panama Real Estate. Mitte ühtegi. See näitab sulle kohe, kui oluline see on. ja kui me võtame näiteks lehekülje number 10, veel on need Panama Real Estate on päris mitmetel siin pealkirjas sees. Ja mida kaugemale läheme, seda vähem hakkab olema. Aga mis siis, millest see siis tuleneb, et mõned, kes kirjutavad, no ma lähen Bulgaariasse tagasi, mõned, kes kirjutavad ka pealkirja oma võtmesõna titlisse, aga siiski ei ole esilehel, millest see vahe tuleb. Loomulikult sellest, et see ei ole ainus. Kõige tähtsam, mis on veel mainimata, on see, kui palju on linke teistelt veebilehtedelt sinu veebisaidile. Kuidas me seda vaadata saame? Näiteks mina kasutan Google Toolbari tasuta, väga hea näitab ära PageRank. Google PageRank on selline indikaator, kus siis Google näitab ühe saidi nagu tähtsust skaalal 0-10 ja see tähtsus, selle saidil on see 4, tuleb just linkide arvust. Kui paljud saidid sinule lingivad ja mis on nende saitide PageRank, kes sulle lingivad. Näiteks, et link CNN-i avalehelt on palju olulisem kui link mingi suvalise hot.ee kaldkriips Juku maalib saidilt näiteks. Klikates siia peale näitab backward links, näitab palju on tagasilinke, backlinks on see terminoloogia, sellele saidile. Loomulikult siin tuleb ettevaatlik olla, sest Google on ka ise tunnistatud, see number, mis ta siin näitab, 292, see ei pea paika tegelikult. Tegelikult see number on oluliselt suurem. See on üks Google'i lihtsalt üks nagu algoritmi viga. Nad on aeglaselt. Et palju parem on selleks minna yahoo.com, võtta see sama sait, bulgarianrealestate.net, paneme site colon bulgarianrealestate.net, see näitab palju paremini ära, palju linke sellele saidile. Siit see pages näitab palju on selle leheküljel erinevaid lehti, mis on indekseeritud Yahoo poolt. Ja, kuna 19 000 on nagu väga palju, see põhimõtteliselt näitab, et neil on nii palju kuulutusi, mis on kõik seal alles. Mida rohkem lehti sinu veebisaidil on, see aitab ka sul saada kõrgemat kohta Google'is. Sest see näitab, et sul on palju sisu ja sa tahad oma kasutajatele palju väärtust pakkuda. Aga vajutad in-linksi peale, siin on oluline esimesest rippmenüüst valida except from this domain. See tähendab, et need lingid, mis on saidi sisesed, et sinu enda saidi üks leht lingid teisel lehel, et need ei loeks. Ja samamoodi siit vali entire site, mis siis paneb paika, et ei loe ainult mitte need lehed, need lingid, mis on su avalehele, vaid ei ole tähtsust. Ja alles jääb meil siin 17 000 pluss lehte, mis on siiski väga palju. Väga palju linke on sellele saidile, mis muidugi ka seletab kaasa, miks see sait nii kõrgel kohal on, number 1 Google'is. Pane ka tähele, et sellel saidil on .net lõpp, mis me siit võime järeldada, et sul ei pea olema ei .com, .ee, .net, .org, mingit vahet ei ole, mis sul see lõpp on, kõik on võrdsed. On teada ainult, et Google eelistab saite, mis lõpevad näiteks USA puhul näiteks .gov või .edu lõpuga, et need on siis nagu riiklikud ametlikud saidid, või siis noh, näiteks paljudel riikidel, ma ei tea, Araabia Ühendemiraatidel on .gov.ae. Eestis selliseid ühendeid vist ei ole, kuigi vist koolidele kasutatakse .edu.ee ja need saavad nagu vaikimise kõrgema rankingu. Ja samamoodi olete kindlasti tähele pannud, et kui te otsite mingisugusel teemal mingit asja, Wikipedia on väga kõrgelt rangitud, et see on Google'i poolt käsitsi pandud kõrgele nagu. Nii, oleme siis aru saanud, et loeb, mis on sul